ma olen selles ka samas Mooste laval olnud ja Moostes on niivõrd tore, mul on nii toredad mälestused üldse selle kohaga, et tahakski pikemalt sellest rääkida. Aga töö publikuga või kuidagi suhtlemine publikuga, millest ma täna teile räägin, nüüd on üks huvitav olukord, et kui muidu suhtlen publikuga ikka nii, et ma näen publikut, siis täna see videosild kuidagi nagu ka mobiliseerib siis selgemini rääkima, ette kandma seda asja. Et see on üks huvitav asi. Mina olen oma elukutselt tõesti pianist, hästi palju igasuguseid koolikontserte teinud, ka sellised kontserte, kus ma hästi palju räägin näiteks oma kavast või millestki klaveri ehitusest või paljudest erinevatest asjadest, siis igatahes ma tihtipeale näen publikut, eks ju. Siis ongi niimoodi, et on publiku reaktsioonid ja sa nende pealt vaatad, mida seal muud rääkida, aga täna ma ei näe mitte kedagi. Nii et selles mõttes on päris lahedalt välja kutsuv see asi. Ja üks asi, mis artistil võib-olla veel publikuga suhtlemises on nii lahedalt halastamatu, mis on samamoodi ka sportlastel, et me peame olema siis suutelised oma selle asja edasi andma, ükskõik mis see ka ei ole, vaat täpselt kellegi valitud kuupäeval ja kellaajal, et neil ei ole nagu võimalik kuidagi otsustada, et täna mul pole nagu tunnet või kuidagi ei ole seda hetke, et minusugune selles mõttes, kes on artist, peab olema siis selle hetke suuteline elustada ükskõik mis hetkel. Mu lemmiknäide selle kohta on nali, et siis kui keegi ütleb, et teeb mingi hea nalja ja keegi seltskonnas näiteks ei kuule seda ja ütleb, et kuule, oota, ma ei kuulnud, räägi korra uuesti, siis keegi ütleb, ma kuidagi ei saa, et nagu see hetk läks mööda, siis mina arvan, et näiteks minusugune või selline, kes tõesti suhtleb, ta peab olema igal ajal võimeline selle õhkkonna nagu taas looma, selle õhustiku, et ütleme, et ka seesama nali nagu saaks siis jälle kõlama tulla. Lisanna nii ilusasti rääkis minust, et kus ma kõik muudkui käinud olen ja olen ja see on ka huvitav asi, mis juhtub inimesega siis, kui teda vahetult enne lavale minekut hästi palju kiita. Et räägitakse näiteks seda, et inimene suudab vastu võtta palju paremini negatiivse tagasiside kui positiivse tagasiside. Et keegi ütleb, et sa oled ikkagi hästi loll, siis kui suhtud sellest, siis hea küll. Aga keegi nii kohutavalt kiidab, siis inimestel võib tekkida selline nagu, et mis nüüd mina, eriti ikkagi Eesti inimesel, eks ju. Ja tegelikult peab laskma ju selles mõttes ka ennast kiita ja sellest võtma siis nii palju head kui võimalik on. Et ma mäletan kunagi aastad tagasi, kui veel Venemaal reisisime ja ma esinesin Moskvas päris mitu korda, siis nende traditsioon keegi lavale kutsuda on ka see, et seal ikka pärjatakse üle erinevate tiitlitega. Vana ja värk, et rahvusvaheliste konkurstel laureaat ja siis esinenud seal. Ja seal ma kuidagi tundsin, et see andis mulle päris palju sellist mingit nagu jõudu siis või. Et see on huvitav, kuidas on. Siis ma olen näiteks näinud ka veel vene artistide pool, Dmitri Vorostovski oli selline üks maailma kõige kuulsamaid ooperilauljad, ta on juba mõned aastad surnud ja minu professor Ivar Ilja siis oli tema lemmiklaverisaatja. Nad käisid igal pool üle maailma temaga. Ja siis mina pidin kunagi keerama tal siis Ivar Iljal lehte, see oli siis Nokia kontsertsaal, praegu siis Alexela kontsertsaal, üks esimesi kontserte seal. Ja siis ma mäletan, et mis siis toimus selle nagu megastaari lava taga, mida keegi ju ei näe. See saal oli täiesti puupüsti täis, täiesti pilgeni lihtsalt täis, kallid piletid, inimesed ostnud kokku. Ja siis mina seal ootan lava taga ja siis tuleb artist, tõsine, ütleb mul viisakalt tere, täiesti näha, et ta tegeleb iseendaga, siis ta veel niimoodi nagu sõna otseses mõttes lõi ennast käima, et ta vehkis niimoodi, nagu verd käima saada kõik selle asja, agressiivselt ka veel. Ja siis, kui publik ei pidanud enam vastu, nad hakkasid juba plaksutama enne kontserti. Nii et artist sai minna lavale niimoodi, et teda juba plaksutades sooja aplausiga juba plaksutati. Ja siis ma nägin, kuidas see artist olles karm ja just nagu peksnud ennast niimoodi nagu käima, siis pani selle naeratuse ja läks niimoodi aeglaselt publiku ette, täiesti vallutades nad niimoodi ära. Päris huvitav. Ja tema muidugi tõesti nägi neid reaktsioone, isegi kui ta seal lava peal läks midagi sassi, suutis ta järgmiste lauludega kuidagi taas tuua kas jutu või pilkudega kuidagi selle asja nii naljaks, et see oli lihtsalt imeline vaadata, kus inimene nagu jagab seda lavakarismat. Ta on isegi nagu ära õppinud selle lavakarisma asja.
Aga kui ma veel niimoodi, ma pean kahjuks ikkagi läbi enda seda publikuga suhtlemist teieni tooma, seda ma oskan kõige paremini, ma mäletan enda elu kõige paremini. Aga näiteks üks huvitav asi, mis väga sarnane ka praegusele olukorrale, kui seda publikut ei näe, on raadiotöö, podcastide töö ja ka televisioonitöö. Ja seal on ka niimoodi, et sa pead kuidagi oma selle mõtte, mis ülesande selgeks tegema niimoodi, et sa ei näe mitte kedagi ei samal ajal ega ka pärast seda saadet. Et näiteks podcastides, kui ma kuulan, siis vahepeal on ka tunda seda, et kas inimene räägib kuidagi liiga omaette, et publik nagu paneb inimese ikkagi käima, eriti artistliku inimese. Ja siis mõned aastad tagasi, kui oli ETV-st see Klassikatähtede saade, siis olin mina selle saatejuht ja see saate juhtimine oli muidugi väga lõbus, aga tagantjärgi ka üsna pingeline otsesaade, sul on kogu aeg kõrva mikrofonikene või selline kõrvaklapike, mis siis keskuses sulle öeldakse, mida sa pead siis tegema. Ja siis proovid seda niimoodi peita, et ikkagi see publik, keda sa ju ka ei näe, kes on ainult kaamera, et see publik saaks aru, et see kõik on hästi loominguline, nagu ma teaksin ime hästi peas kella, millal täpselt lendavad peale uudised, siis viimane saade oli meil ju eriolukorra väljakuulutamise päeval, niimoodi, et me teadsime, et mingi hetk see tuleb ja siis ma seal küsin intervjuusid inimeste käest ja samal ajal kõrva mikrofoni öeldakse mulle, et nii, 2 minutit peab asi olema lühem, peaministri kõne hakkab varem pihta, küsi talt nüüd, sega talle vahele ja lõpetada jutt ära ja siis peab kuidagi niimoodi sujuvalt, hästi rahulikult, et kõik oleks täpselt nagu peab, päris nagu selline kasvatav kogemus. Siis ma olen tähele pannud näiteks, et kui olen ka raadiosaated päris palju teinud ja kuulanud need loomulikult ja podcastid on ikkagi ka tööga inimestel ja kuidagi ka publiku kasvatamise suhtlemisel ikkagi järjest kasutatav vorm. Et blogid kui sellised, vist ma olen aru saanud, lähevad juba nagu nii populaarsed pole, aga inimestel ikkagi see klapp kõrva, jooksma, reisima, autoga sõitma, et see on hästi kasutatav vorm. Ja see on ka huvitav kuulata, kuidas siis tehakse neid podcaste, kuidas räägitakse inimestega nii, kui nad neid ei näe. Et kes räägib väga palju niimoodi otsivad, et ta ootab oma seda ja siis see väsitab ikka kiiresti ära. Ja kes oskab niimoodi siduda siis niimoodi legaatos muusikakeeles, et sa kogu aeg hoiad seda jututooni kuidagi olemas ja seda sisu, siis on ikka kõige lahedam. Ja siis on näiteks mingid tegelased nagu David Vseviov, kes teeb neid müstilisi Venemaa saateid ja kellel on selline fenomen, et ta räägib tund aega seal, või natuke vähem, põhimõtteliselt tund aega raadios ja kuulad teda ja sul on tunne, et ta räägib just nimelt sulle. Täiesti kõikide sõnavaraga, hääletooniga, täiesti räägib sulle. Ja isegi asjadest, millest võib-olla me ei tea mitte midagi, need ajaloo erinevad seigad, inimesed, nimed. No ei tea Nõukogude armee kindralite nimesid kuidagi, aga lihtsalt hästi huvitav on. Ja see minust üks kõige põhipoindim üldse suhtluses publikuga, et minu arust, ma tean, et Donald Trumpile õpetati väidetavalt seda, et inimestele ei jää meelde, millest sa rääkisid, aga jääb meelde, kuidas sa rääkisid. No ma arvan, et see on ka tegelikult tõsi. Aga minu arust on võimalik ükskõik, mis asi rääkida põnevaks. Kunagi näiteks kuulsin, kuidas Rahvusooperi dirigent Arvo Volmer rääkis raadios mingisugusest Mozarti ooperi teise fagoti partiist. Ja no omavahel öeldes, üsna suva on mingisugusest teise fagoti partiist. No, ei teagi sellest midagi ja mis see ka annab. Aga ta rääkis sellise kirega, kui oluline see partii on ja kui tähendusrikas see asi just nimelt siin on. Ja lihtsalt see oli niivõrd huvitav, no lihtsalt fantastiliselt huvitav. Siis veel, kui inimestega suhelda ja sellist inimestega inspireerivist mõelda, siis kuidas käituda personaliga on ka ikkagi hästi põnev. Nüüd värskelt avati selline kool nagu MUBA, Tallinna muusika- ja balletikool, mina olen seal õppejõud ja see on siis selline maja, kus on 300 õpetajat, 300 õpetajat ikka päris palju, 700 õpilast, seal on väga palju rahvast, seal on hästi palju ikkagi selliseid isiksusi rahvast ka, et seal on ikkagi balleti inimesed, kes nad tegelevad maailma kõige raskema alaga, nii et neil nagu selliseks naljaks ja selliseks asjaks kuidagi aega ei ole, et seal ikka väga kiiresti näiteks, kui saadakse aru, et keegi, või karm rääkida niimoodi, ka keegi näiteks on ülekaaluline või natukegi ülekaaluline sellest, nagu selleks balleti alaks, siis seda mitte ei jäeta rääkimata või öeldakse ääri-veeri, vaid seda öeldakse talle lihtsalt kohe ja ta saadetakse kohe arsti juurde dieedile. Et selline personaliga suhtlemine muidugi on päris karm tegelikult, et kui sul mingi õpilane
on selline, nagu ta siis on ja sa lihtsalt kohe mõtled nagu turupõhiselt, mis ühes mõttes on ju õige, aga lapsele ei saa ka ju valetada, et ära muretse, et kõik saad hästi selle elukutsega ja siis tuleb välja tegelikult ei saa. Aga no, kuidas seda öelda jällegi, see on ise küsimus, kas öelda läbi mingi kurjuse või toetuse, see on täitsa teine asi. Aga selline kool, seda sorti inimesed siis pillimänguõpetajad, siis on veel džässmuusikud, hästi palju erinevat asja. Ja kui see maja avati nüüd praegu septembris, meil on olnud seal ikkagi hästi palju segadust. No tohutul hulgal, täpselt ei tea mitte midagi ja tõesti need inimesed tegelevad sellega, et me saaks oma lepingud kätte, me saaks, ma ei tea, targemaks ja nii edasi. Kuidas kasutada erinevaid netisüsteeme, kuidas isegi printerit kasutada. Need on tegelikult kõik lihtsad asjad, aga alguses seda info tulva on lihtsalt niivõrd palju, et keegi ei jõua sellega tegeleda, keegi ei jõua nagu seda ära aduda. Ja kuidagi mina olen teinud täiesti IT-välise inimesena umbes 20 printeri koolitust juba kõikidele kolleegidele. Muudkui suhtlen publikuga. Nii et see on ka huvitav vaadata, kuidas siis mingi kooli juhtkond, kas ta suudab niimoodi nende valupunktidega siis nagu otse rääkida, või ta suudab rääkida nendega niimoodi, et lükkame need asjad edasi. Päris põnev on jälgida sellega, seda just, et kuidas siis päriselt reaalselt niimoodi suheldakse. Siis kui nüüd tagasi tulla nagu publiku sellise, ütleme siis kas kasvatamise või kui artisti poole pealt rääkida, või siis klientuuri kasvatamise peale, see on ka hästi huvitav. Kuidas tegelikult kasvatada siis kliente või siis minu puhul publikut näiteks. Sest meie erinevad publikud näiteks muusika poole pealt küll suhtlevad ju hästi erinevates kohtades, et kui tõesti rääkida ainult klassikalist muusikast, siis sellega on selles mõttes ikkagi lihtsam, et see toimib ikkagi kontserdisaalides ja sellele on võrdlemisi spetsiifiline publik ja on ka mingid majad, kes on sellest väga hästi aru saanud, näiteks Eesti Riiklik Sümfooniaorkester Estonia kontserdisaalis igal reedel kell 7 esineb. Ja ma arvan, et iga Tallinna inimene teab või ka väljaspool, kogu Eesti inimene põhimõtteliselt kuskilt seda kujutab ette, et nädala lõpus meid esindussaalis saab kuulata sümfoonilist muusikat. Kindel päev, saal ja kellaaeg kuidagi hästi lihtsalt on see turundatud minu arust. Et see on ühes kohas hästi selge asi, mis sa saad. Aga kas artistidega peaks olema täpselt sama asi, on ise küsimus, et kas me tahame näiteks mõelda, et see Johan Randvere, see klaverimängija, mängib Chopini. Tema on Chopini mängija. Tema Chopini ma tahan kuulama minna. Tema Bachi ma ei taha kuulama minna, sest ma tahan tema Chopini minna kuulama. Päris põnev. Ja see on huvitav, et just näiteks 60 aastat tagasi klassikalises muusikas, kui need suured nimed olid nagu Herbert von Karajan ja sellised suured saksa dirigendid, siis publikul oli suhteliselt ükskõik, mida nad esitasid. Sest nad läksid nende nimede pärast sinna kohale. Nad olid nagu turundatud ja pakendatud seda sorti, just nende nagu nimede pärast. Aga nüüd tundub mulle järjest rohkem, et me tahame just, et kes on mis kuvandiga. Ja kuidas siis seda üldse kasvatada. Kas näiteks minusugune klaverimängija, kes nüüd pärast koroonat suuresti ikkagi tegeleb Eestimaal. Mingid asjad on ka ikkagi endiselt välismaal, aga suuresti siiski Eestimaal. Et siin on ju selles mõttes ka hästi palju erinevat publikut. Kas hakata klientuuri kasvatama Instagramis, kus liigub teatud vanused inimesed. Siis Facebookis, kus liigub hästi palju inimesi, aga mitte kõige nooremad inimesi, eks ju. Siis ma saan teada iga päeva õpilastelt, et ju TikTokis saab neid asju teha. Siis Be Real on väga uus asi. Ja need maailmad liiguvad täiesti paralleelselt, nagu sellised erinevad karjapublikud on meil minust tänapäeval. See saab igale poole juurde tuua ka, et mitte ainult nagu kontserdipublikuga, aga ilmselt igat sorti nagu mingisuguse kas toote müümisega või siis pakkumisega. Päris põnev, et kuidas tegelikult ikkagi teha. Kas peaks noor inimene oma kuvandit ise tekitama, et näe, ma tahan olla selline, ma tahan olla Chopini mängija, ma tahan olla popmuusik, ma tahan täpselt seda asja teha, et inimesed saavad aru, et kui me tahame sellist asja, me kutsume tema. Või ta just nimelt võtab kõik vastu ja arendab ennast üks päris põnev küsimus, et kuidas siis reaalselt seda niimoodi nagu teha. Siis üks asi veel, mis sellised naljakad seigad, mis mul on juhtunud näiteks seoses publikuga. Just, et kui on esinetud niimoodi, et ootad publiku reaktsioone. Aastad tagasi me tegime Nargen festivalil Naissaarel siis ühte teatrietendust. Mina olin seal üks muusikalisi tegelasi. Mängisin pilli, siis ei näidelnud eriti. Ja siis oli huvitav vaadata neid eri publikuid.
siis kellele, kuidas midagi kohale jõudis. Mis keelne publik oli ka näiteks, kui olid rohkem venekeelsed inimesed, kes eesti keelest küll meie eesti venelased, siis nemad naersid vahepeal mingite teiste kohtade peal, täiesti selgelt. Siis oli rahulikud publikud, kes midagi naernud ja naljakas oli vaadata, kuidas näitlejad lasid ennast sellest hästi segada. Nad võtsid ka kuidagi kogu otsisid, et äkki saaks selle publiku kuidagi kätte ja see tundus neil niivõrd tähtis saada kätte, eks ju. Siis oli üks seltskond, kes oli tulnud tormilise merega sinna Naissaarele Tallinnast ja neil oli pakutud hästi palju mingit brändit. Ja nad olid juba veits švipsis ja tuleb tõesti tunnistada, nad olid lihtsalt kõige parem publik üldse. Et nad olid absoluutselt avatud kõigele. Nii et midagi on ka sellest tegelikult, kui niimoodi publiku vaadata. See eelsoojendus ja eelhäälestus on ikka päris oluline. Ma isegi enda puhul mäletan ühte seika, et mul tuli üks Iisraelist, üks hea viiuldaja tuli kunagi Tallinnasse külla, temal suur soov oli minda Olde Hansa restorani Tallinnasse. Ja mul sattus olema üks tuttav, kes siis seal Olde Hansas töötas ja ta tõi meile mingid pipranapsusid niimoodi ette ja taha hästi palju tõi. Ja no me kuidagi siis viisakusest muudkui võtsime neid ka ja siis kogu istusime paiga peal, tegelikult ei saanudki aru, et see midagi hakkaks mõjuma. Siis meil tuli järsku meelde, et me peame olema veerand tunni pärast Estonia kontsertsaalis ja kuulama kontsertist. Me oleme lubanud, et me lähme kuulame kontserti. Ja minu jaoks see ERSO orkester on olnud selline nagu koduorkester, et mul oma õde mängib seal, õe abikaasa, mul on vanaonu kunagi seal mänginud, et see on selline, ma olen vaadanud neid alati sellise oma pilguga, et kuidas nad täna teevad ja kuidas nad seda nüüd lahendavad. Aga siis pärast neid tohutuid pipranapsusid kuulata Estonia kontsertsaalis mingid Tšaikovskid, nad mängisid lihtsalt nii hästi. Ja see oli ikkagi üks parim kontsert üldse, et midagi selles publiku eelhäälestuses on, et kuidas seda õiget sõnumit õigel ajal siis ette üldse nagu serveerida. Ja kui mõelda näiteks kontserdi publikute peale, siis praegu me oleme harjunud, et näiteks klassikalise muusika publik, et me tuleme kontserdile ja me tõesti istume maha ja me kuulame. See on Eestis väga hea, ütleks mina tegelikult. Meil on 3 põlvkonda saalis ja väga piisakas publik, ka tark publik ja kuidagi nad tulevad ja hindavad seda asja. Siis näiteks Mozarti ajal publik, nad pidid kogu aeg publikut ikkagi püüdma, et see väga sarnases klassikalise muusika publik, sarnases väga näiteks tänapäeva ütleme džässiklubide publiku jaoks. Et sinna tuldi just nimelt kokku suhtlema, veini jooma, vaatama, kuidas läheb. Mozarti ajal veel see ka, et lihtsalt lava pealt oodati alati maailma kõige moodsamat asja. Et kõik, mis oli vana, oli täiesti mõttetu. Et vaja oli kõige moodsamat asja. Ja kuna te ei kõnetanud meid seal lava peal, siis ma ei viitsi neid vaadata ka. Ja siis tore on lugeda nendest Mozarti kirjadest, et kuidas nad täiesti teadlikult lähevad teatud publikut vallutama. Et nad teavad, et see olukord on selline, et neid niisama ei kuulata ja nad kirjutavad niimoodi, et neid kuulataks ja neid tellitaks veel. Täiesti teadlikult. Näiteks kui läheb Mozart Pariisi, kui läheb Pariisi vallutama, siis Pariisis on ka väga spetsiifiline publik. Nad ootavad alati seda, et seal oleks muusikas oleks palju tantsulisust, sest nad on tantsurahvas. Ja alati ootavad seda, et see teose kõige viimane osa algaks niimoodi, et terve orkester mängiks koos ühte sama asja hästi kiiresti ja hästi kõvasti. Ja Mozart siis läheb Pariisis, kuulab neid kontserte ja saab aru, et okei, nad tahavad sellist asja. Ja siis kirjutab oma isale, et kuidas ta siis kirjutab, et kirjutab kõike sellest isale, et kuidas ta siis käis seal enne, kuidas ta kirjutas ja kuidas läks. Ja siis räägib sellest, et ma kirjutan sinna esimese osa algusesse ühe jõle efektse flöödikäigu. Ja ma kirjutan sama flöödikäigu ka selle osa lõppu, et inimesed tunneksid selle ära. Ja siis räägibki sellest, et kui see flöödikäik kõlas, et siis saalist järsku jäi vaiksemaks, asid kõik jäid kuulama ja kui see käik lõppes, siis nad karjusid bravo ja olid ikkagi jälle hetkeks meiega. Siis jälle publik natuke vaatas, et okei, flöödikäike nii palju ei tule, et läks teile kuidagi tagasi. Ja siis, kui see viimane käik oli, viimane osa, kus nad siis Prantsuse publik ootas, et nüüd tuleb see kõik koos, selline karm vinge käik. Siis ma lahendasin selle asja hoopis niimoodi. Ma ei andnud kohe neile oma fortet kätte. Ma panin hoopis esimese ja teise viiuli mingid naljakad kaanonit mängima, et kõik kuulaks, et mis toimub. Mis asi see nüüd on, eks ju. Ja täpselt nii juhtuski, et esimene viiul hakkas mängima, teine midagi vastas. Publikust kostus neid asju ja mis see toimub. Ja siis ma andsin neile oma forte. Ja siis oli ka Pariisi publik käes ja Mozartil läks seal väga hästi. Et see on huvitav, kuidas niimoodi eelhäälestada seda.
aga näiteks mul on juhtunud ka väga tore lugu kunagi Rootsis publikuga ja publiku häälestamisega. Seal oli, me esinesime seal üldse ühe lauluansambliga Põhja-Rootsis, mingis suures kirikus. Meil olid sellised mõned setulaulud ja siis Eesti mingid kiriklikud rahvalaulud ja siis vanamuusikat. Ühesõnaga hea kõlalist, kihvti omapärast muusikat, mida ilmselt need inimesed varem polnud kuulnud. Ja nemad siis olid lahendanud selle inimeste esinemise ja etteaste nõnda, et sealt oli igasugune maagia ära võetud. Seal täiesti rahumeeli oli niimoodi, et kirik oli rahvast täis, meie ootasime lava taga, siis öeldi, et rahulikult, et noh, te võite nüüd peale minna, et aeg on käes. Siis Eestis harjutud ikkagi niimoodi korralikult minema, läksime sirged seljad lava peale, aplausi ei tule, okei. Siis tuleb see sama kiriku tädi sinna mikrofoniga, ütleb, et teile esineb ansambel Heinavanker. No siis tuli väike aplaus niimoodi, siis me seal siis kummardasime, keskendusime, tegime oma etteastet, tegime ka sellises joones, et vahepeal ei lubanud plaksutada või kuidagi sidusime ära niimoodi, et vahepeal ei saanud ka plaksutada. Ja siis teeme üks ligi 1,5 tundi kontserti või üks vähem. No, viimane lugu lõpeb ära. Inimesed vaatavad ja mitte midagi ei tee. Mitte mingit aplausi, mitte mingit reaktsiooni ei tule, no täiesti null lihtsalt. Need inimesed istusid niimoodi kontserti alguses, istusid ka pärast lõppu. Ja siis ühel hetkel keegi meist tabas ära, et me peame vist ise kummardama. Siis me kummardasime, siis tuli aplaus hakkas juba kasvama, eks oli pikalt olnud ka sellist vaikust ja muusikat, et nüüd saab hakata nagu aplodeerima ka, et see on hästi kihvt. Ja siis samal hetkel tuli see sama kirikutädi mikrofoniga jälle tagasi, ütles rahulikult aplausi kähku maha surudes, et see oli ansambel Heinavanker. Ja see õht oli läbi. Aplaus oli lõppenud, inimesed istusid veel niimoodi edasi. Meie kõmpisime suure häälega sealt minema, meie kingade klõbin oli niimoodi kosta. Kontsert oli lõppenud. Mitte mingit glamuuri, mitte mingit sellist asja. Hästi imelik tunne jäi. Pärast me veel teada, et publikule tegelikult väga meeldis. Üldse ei olnud vaja mingit reaktsioone oodata, ka nende järgi reageerida, aga tuli välja, et tõesti väga nautsid seda kontserti. Lihtsalt nende reaktsioon absoluutselt meile tuttaval viisil seda edasi ei andnud. Nii et see on ikkagi täiesti hämmastav, kuidas vahepeal võib olla. Siis üks erakordne tore lugu näiteks, kuidas mingit publikut hoida niimoodi oma tähelepanu all. Mul oli aastad tagasi Urmas Sisaski klaveriloominguga Baltimaade tuur. Ja siis ma käisin seal, Kärdlast alustasime niimoodi, Vilniusesse jõudsime lõpuks ja siis kõige viimane kontsert oli Aluksnes. Niimoodi, et mul tuli veel isa, tuli Võrust sinna Aluksne kuskile vastu, siis me läksime sealt pärast, läksin Võrru niimoodi oma koju ja siis ma mäletan kahte toredat seika, mis siis oli, et esimene kontsert, kus Helilo ja Urmas Sisas, kes on täiesti sõgetegelane. Kõige paremas mõttes, aga ikka täitsa sõgetegelane. Tema tunneb täis taevast ja mitte niimoodi nagu sellisel friigi moel, et lihtsalt seal on mingid toredad tähed ja kirjutan klaveri inspiratsiooni, vaid tal on mingid valemid, konkreetsed arvud, kuidas ta siis seda muusikat taevast ülevalt tähtedest, siis noodile paneb. Ja enamus tõesti muusikat on tal selles nagu tähe vaimus siis niimoodi. Aga seal on ka hästi palju klaverimängu efekte, klaveri sisse tuleb minna. Seal tuleb mündiga tõmmata kuskilt siukseid, väga ootamatuid hääli. Ja tuleb selles mõttes ka nagu kunstiliselt loomastuda ka natukene, et seal tuleb, tõesti kütta tuleb. Ja see olenevalt klaverist saalist tuleb seal ikka hullu panna täiesti erinevalt. Ja ma olin päris nagu, olin kuidagi selles mõttes mures siis, kui tuli see Helioja saali, et ma ei mängi kõike täpselt nii, nagu ta on kirja pannud. Just täpselt, et tema efektid välja tuleksid, olen ma seal midagi muutnud ja juurde pannud, et ütlesin talle seda natuke ka, et tead, et seal võib olla natuke teistmoodi, nüüd ma presenteerin sulle seda, kui sa ise kirja panid selle asja. Ta ütles, et see peab kõik nii olema, et ära üldse muretse selle pärast. Ja siis mängisin seda muusikat ja tõmbasin efekte ja tegin, mis ma tegin. Ja meil oli tore seal, selline ühesugune muusika ka, millega on ka päris raske publikut hoida tegelikult nagu lõa otsas, sest see on kogu samasugune tegelikult. Aga ma selle efekti tegin ja inimesed kuulasid, olid tänulikud. Ja siis pärast Helilooja andis mulle oma tagasiside, kuidas ma siis tema sellist loomingut olin siis ette andnud. Ja siis ta ütles, et mulle üldiselt väga meeldis, aga siis 2 kohta, mida tõesti, mis nagu kohe häirisid. Et üks oli see, kus see pedaali nagu nii lühikese tegid, et see nagu kohe tõesti häiris. Ja siis, kui sa selle pausiga veel ära, et siis ma mõtlesin, et viskan küll tellise.
nii tasub teha helilooajatega koostööd päris hästi. Aga siis üks kontsert oli Vastseliinas. Ja siis sealt publikut oli päris palju, publik oli ka hästi erinev. Publikus olid väiksed lapsed, nende lapsevanemad, klaveriõpetajad ja ka vanemad vanaisad. Nii et hästi-hästi erinevad inimesed kuulamaks tegelikult ainult ühe autori loomingut, mis on ka ikka täiesti väljakutse, et kuidas sellist asja edasi anda. Ja siis need õpetajad kohe mulle alguses hoiatsid, et siin esimeses reas on 4 esimese klassi tüdrukut. Nad on väga kihvtid tüdrukud, väga andekad tüdrukud, aga võivad olla veits püsimatud, et ole valmis. Ja tegelikult nad kuulasid suurepäraselt, aga lihtsalt, mis oli ka minul alguses keeruline, et kuidas ma mängin ja räägin nõndaviisi, et see on huvitav nendele esimesel klassil lastele, nende klaveriõpetajatele, kes teavad klaverimängust ju märksa rohkem, laste vanematele, kes tahavad ka tutvuda selle asjaga, siis nende lapsed õpivad ka klaverit, et kuidas, mis asi see siis on, peab olema ju tasemel. Ja siis ka vanemad vanaised, kes tahavad tegelikult tihtipeale, muidugi oleneb vanaisest, aga kes tahavad tihtipeale kuulata lihtsalt midagi ilusat ka. Minul on endal samamoodi, vahepeal ei jaksa midagi muud, tahagi väga mingid efektsed serveeringud, lihtsalt tahaks istuda ja midagi kuulata sellist. Ja no siis mul oli päris keeruline ülesanne, kuidas siis kõigile nendele nagu hästi mängida. Ja siis need 4 esimese klassi tüdrukud, kes seal esimeses reas olid, ma sain nende käest kogu aeg vahetuid reaktsioone. No näiteks ma seal mängisin ja siis pidin vastu keeli niimoodi lööma. Kõmaki, kirikukella nagu kõmakas käib ja ikkagi mitu korda see keeled hakkavad seal plärisema niimoodi, et see on selline, tuleb imelikke hääli klaverist välja, mis ikkagi ehmatavad ära, mis on jõle efektselt kui hästi teha. Ja siis ma mäletan, et väiksed tüdrukud siis seal niimoodi kuulasid, kangestusid täiesti, kas sa nägid, mida ta tegi seal? Siis ma jälle kuskil järgmine osa kuidagi udutasin aeglaselt, mängisin mingit sellist meloodiat seal pikalt. Siis ma kuulen samale reaktsiooni. Mul on igav. No siis pidin kähku muutma midagi seal, proovisin lõpetada selle ära. Siis järgmine osa kuskilt sealt kokku 1,5 tundi peaaegu kava. Siis järgmine osa, suurem tähtsam osa oli see, kust hästi palju oli ka neid klaveri sees efekte. Aga mul läks veits meelest ära, et see efekt kohe tuleb. Ja siis hüppasin viimasel hetkel püsti ja lõin siis selle puldi, natuke vanaaegse klaveri puldi, lõin ilge plahmakaga puruks sinna alla niimoodi, ta nagu kukkus plärtsti niimoodi, tõesti kõva pauk käis. Siis need tüdrukud ehmatasid nii ära, et ta lõhkus meie klaveri ära. Ja samal ajal mängid niimoodi kuuled. Ja siis kõige viimane osa sellest tsüklist oli selline, et selle nimi on kulgemine igavikku. Ja see peabki olema veits igav. Kui te lähete lavale tegema midagi sellist, mis on kirjutatud teadlikult nagu igavaks. Sest seal kosmoses aega ei ole, see lihtsalt kulged niimoodi, see ongi üks teema, see hästi transsi minev muusika, mis mingil eluhetkel on kindlasti vaimustav asi, mida teha, üks ja seesama ja kuidagi sul on täitsa suva, mis seal kõik ja mängid ja järjest vähemaks seda jääb kõike ja originaalis on see kirjutatud, et oleks 8 minutit pikk, no mina ei kavatsenud mängida seda 8 minutit, ütles mulle Urmas Sisask, et ka tema pole oma lugu mitte elu sees 8 minutit mänginud, see on lihtsalt liiga pikk. Ainult üks ainult üks korralik Jaapani tütarlaps on mänginud seda täpselt 8 minutit pikalt, tema oli väga tubli sellega. Aga ma mõtlesin seda, et need lapsed ikkagi midagi saavad aru ka, et ma ei saa neile nüüd 1 minut seda mängida ka, et ma ikkagi natuke selle muusika sellist iseloomu nagu ka näitan. Ja siis mängin niimoodi ja siis jälle kuskil, millal see läbi saab ja siis ma oskasin ka niimoodi käpelt seda kuidagi niimoodi ära viia. Nii et vahepeal on päris huvitav, kui keegi kuskil niimoodi kogu aeg suunab, kuidas seda tööd publikuga üldse teha. Nii et kohe päris mõned päevad tagasi käisin koolis, Tartu ühes koolis, samamoodi tegema oma sellist nagu tutvustavat kava. Seal on ju ka publik hästi erinev, esimesest klassist 9. klassini oli ja seal ei olnud tehtud, et on niimoodi, et algkool, siis on mingi põhikool ja suuremad või kuidagi, seal oli niimoodi, et oli 1. 9. iga see 3 kontserti, mis ma tegin ka. Ja siis nagu huvitav, kuidas nüüd serti, sain aru, et ei ole eri võimalus, mitte ainult suurte asju, eks, et ma pean rääkima
mängima igasuguseid asju, see oli päris ka väljakutsuv. Ja no siis toimetasin ja kogu aeg proovin neid siis niimoodi rääkida ka sellise tarkuse läbi, et isegi kui ma näen, et sealt keegi näiteks, kui juhtub üsna harva, et kui keegi näiteks see väsi, näiteks kaasa kuulata, et siis mina lihtsalt olen teeselnud, on häitav. See fake it till you make it ka toimib. Et kui rääkida kogu aeg niimoodi, et sul on tõesti tunne, et see publik on kogu aeg sinuga. Ja ma proovisin näiteks ka nendele lastele selles mõttes, ma arvangi neist hästi, aga arvan neist ka veel kindlasti häsid Mozart, Bach, Debussy või Rahmaninov või Tšaikovski. Ilmselt ka paljud teavad. Teadnud ju nime. Aga kuidagi jätad nagu alati teadlikult kogulikule sellist mulje lastule targemad, kui võib-olla nad arvavad, et mina arvan, et nad on. Et tuleb klaverimäng. Klassifaasel mängite ja nüüd tuleb onu räägib meile. Ja siis ma jätan seda ja siis muidugi kui räägid veel näiteks kirjutas selles vanuses, kui see publik on, lähevad niimoodi saavad kätte selle asja. Nii, ma vaatan korraks, kas... Sanne kirjutab mulle, et natukene hakib see asi. Ma vaatan korraks, kas ma panen äkki toite juhtme talle taha. 30 sekundit tuleb pausi. Nii, kas ma nüüd võin vähem hakkida või kuidas on? Ma teesklen, et ma hakin vähem ja jätkan selle jutuga, mis ma tahtsin rääkida. Et ma vaatan, kas Lisanne kirjutas mulle. Jess, pöial tuli. Näe. Pean ütlema, tõesti väga huvitav on rääkida niimoodi. Ainult sellele kaamera ja teesedla, et teid on seal näiteks 10 000. Päris huvitav tegelikult see töö on küll. Aga ka sellest koolikontserti asjast ka näiteks, et kui sul on niivõrd erinev publik ja need on niivõrd erinevad vanused, kuidas siis nendele, mida siis nendele täpselt 100 on? Väga hea. Et kuidas siis nendele seda asja teha? Ma ei tea, kas äkki ma räägin igaks üks üle selle hakitud jutu, et ei saa ju vahele ka segada mul. See on ka huvitav siit kaugelt videosillalt rääkimisega. Et ühesõnaga nendele lastele näiteks, kui seal publiku hulgas juhtus olema keegi, kes nii palju kaasa ei haakinud, siis ikkagi mina täielikult teestlen, et need on kõik seal ikkagi, neid see väga kõnetab. Siis kui mõned näod on näiteks, kes võib-olla nii kaasas asjaga ei ole, siis tuleb selles mõttes neid kiusata. Neile tuleb ikkagi vaadata silma ja täiesti selgelt edasi rääkida seda asja, mida sa planeerisid teha. Ja see on ka isegi kui see on täiesti uus jutt, mida sa mitte kunagi varem pole kuulnud. Näiteks sellest, kuidas Rahmaninov põgenes ära Venemaalt kunagi. Ja siis mõtleda, võib-olla ei tea, võib-olla isegi, no nüüd kõik teavad, mis asi on Venemaa, aga põhimõtteliselt ei tea absoluutselt mingi põgenemine, mingi selline asi. Ja siis jutustad talle niimoodi, näha, et poisil on tegelikult iga, vaatad talle silma ja räägid talle sellest, et saad aru, et ta läks koera rakendiga, põgenes bolševike eest Soome. Edasi Rahmaninov läks Pariisi, juba ilma rakendita. Ja siis hiljem elas Ameerikas, Beverly Hillsis, Los Angeleses. Ja alguses pani seda pillamist väga pahaks, aga lõpuks ostis endale ka jahi ja ilus auto. Ja ameeriklased täiesti armastasid teda. Ja peavad teda isegi enda heliloojaks.
ja siis näiteks tema käed, tema käte ulatus, ütleme, minul on selline käsi, ma jõuan siit natuke üle oktavi mängida, tema jõudis mängida umbes sinnamaani, nii et minu käsi on selline, nagu ta on, aga Rahmanjevi käsi oli vot siiamaani sellised suured käed. Ja siis juba näed, kuidas see poiss, kes enne igaveles, ta juba natuke vaatab, ta ei saa suurt mööda vaadata ka, kui ma vaatan talle otse silma, räägin talle Rahmanjevi käest. Ja siis näiteks ka Rahmanjev kindlustas need käed $1 miljoni peale 30ndatel Ameerikas, mis oli hiigelsumma millekski selliseks. Ja vot siis räägid isegi selliseid täiesti mingisugused laused, ja juttusid, mis võib-olla pole plaaniski nendele rääkida ja kuidagi nad lõpuks sind väga kuulavad. Aga kokkuvõtvalt tegelikult minu eest kõige tähtsam asi, mis vähegi publikule või publikuga suheldes või inimestega suheldes, on ikkagi ilgelt hea olla. Et kui sa ikkagi räägid, sa oled juba keegi. Kui räägib, ma ei tea, endine tippsportlane millestki, siis kuidagi mul on teda lihtsam uskuda, ta teab, mis on töö, ta on midagi tõesti saavutanud. Või siis see, et ta tõesti oma asja, see on nii vana tõde, aga see lihtsalt nii selgelt on niimoodi, et kõige parem publiku kasvatamine, ükskõik mis klientuuri kasvatamine on see, et sa oled lihtsalt hästi-hästi hea. Et kontserdipublikuga minust täiesti selgelt, et me võime teha Instagrami kontosid ja teha plakateid, raadioreklaame, telereklaame, mis kõik väärivad täiesti oma kohta, kõik on täiesti õige ja peabki neid asju tegema. Aga kõige parem reklaam on see, et sa tegid väga hea kontserti ja inimesed tahavad sinna uuesti tulla. Mis on minust igasuguste selliste asjadega see niimoodi on. Lihtsalt ma arvan, et see on lihtne tõde, igav tõde, aga see on täiesti tõsi. Vaat nii.